Hei, Anette siin ja täna ma olen siis koos Niidaga siin ja meil tuli selline vahva idee, et naistepäeva puhul teeksime naiste eri podcasti ja räägime siis natukene sellest, mida tähendab naiseks olemine üleüldse. Meil on siin erinevaid teemasid väga palju kirja pandud, ette valmistatud, aga me laseme kõigel naiselikult siin voolata. Ja võib-olla sa tutvustad natuke ennast minu kanali vaatajatele kõigepealt ja siis mina tutvustan ennast sinu kanali vaatajatele, et kes sa oled, mis sa teed? Teeme nii. See, kes ma olen, on üks imeline küsimus ja ma arvan, et sellele võibki elu lõpuni vastust otsima jääda. Et see on nii sügavalt filosoofiline, aga selles tänases võtmes ma eelkõige ütlen, et ma olen naine ja ma olen sellest täitsa kindel. Siis ma olen ema 3 natuke väiksemale naisele. Siis ma olen oma ema ja isa tütar. Ja siis mul on kindlasti sellist nõiaverd ja osad nimetavad mind šamaaniteriks ja ma kindlasti käin sellel šamanistlikul teel. Mul on sellel palju teekaaslasi nii inimeste kui muude olendite näol. Näiteks šamaanitrumm ja tarokaardid on meil, kes kindlasti tulevad meile siia stuudiosse täna ka mitmes võtmes. Ja kui ma pool oma elu esimese poole hästi palju pühendasin sellisele mehelikumale energiale, õppisin Tartu Ülikoolis finantsjuhtimist, turundust, olin matemaatikas selline kõva käsi, ülikooli ajal kirjutati mataülesanded ja portfelliteooria ülesanded minu pealt maha ja siis ma realiseerisin ennast pangas ja analüüsisin äriplaane, võtsin ettevõtete juhte vastu ja otsustasin siis, et kas nad saavad rahastust või ei saa. Et teostasin ühesõnaga täielikult oma sisemist meest. Ja sisemine mees sai valmis. Sisemine mees sai kõvasti vatti. Et valmist ilmselt päris ei saanud, aga sisemine naine hakkas tundma, et ta on kuidagi natuke kõrvale jäänud ja sellel kõigel on selline pikem eellugu ka, et miks ta natukene alla surutud sai. Aga ühesõnaga oma teise elupoole ma olen rohkem siis sellises voogamises, naiselikus, eluusalduses, müstilisemas. Ja siinkohal ma arvan on väga sobilik ära öelda meie podcasti nimi ka, et kes me nüüd siis koos oleme? Ma arvan, et me jätamegi selle lihtsalt Niida ja Anette. Sellepärast, et ka minul on väga raske ära määratleda, kes mina olen või mida mina täpselt teen, et ma olen mitmeid erinevaid ameteid proovinud ja olen ema, olen iseenda tööandja, vahepeal olin õpetaja, aga minu üks püsivamaid ameteid ongi olnud ennustaja ja nõid ja tarokaartide laduja ja minul on nagu väga raske seda konkreetset silti külge panna, et kes ma siis täpselt olen, sellepärast, et see on väga varieeruv ja see on väga selline voolav teekond olnud. Ja täpselt samamoodi vahepeal olin natukene mehelikemas energiates, õppisin turundust, finantsi, õigust, kõike sellist, mis on joone järgi, struktuurne. Hariduselt olen saksa filoloog ja võib-olla see, kuidas inimesed siis mind teavad, ongi enamasti nõid Anette. Võib-olla mõned teavad, kui mind õpetaja Anette. Aga see on siis see, kuidas ma saan iseennast tutvustada kõikidele Niida kanali vaatajatele, kes mind ei tunne. Nii et nõid Anette ja šamaaniter Niida siis täna koos kaartidega arutavad elu ja armastuse ja naiseks olemise üle ja naiselikkuse üle. Ja tegelikult meil ikkagi oli see mõte ka nimetada seda podcasti Kaosemaagid. Jaa, kaosemaagid, absoluutselt. Kaosemaagid oli juba meelest ära läinud. Selles mõttes see kaosemaag on, see mõiste tuli läbi Niida mulle väga see meeldis.
ja see tuli lihtsalt tänu sellele, et mina pidin suhtlema ühe inimesega, kes oli väga tal struktuur oli väga hästi paigas, ta oli hästi analüütiline ja siis Niida ütles, et aga saad sa aru, et ta ongi selline struktuuri inimene, et meie oleme kaasamaagid sinuga, et ära ürita teda üldse muuta. et nii kaootiliselt, kui meie võib-olla oleme nõus elama või elu vastu võtma sellisena, nagu ta tuleb, on ju, sest elu tuleb ju vastu võtta sellisena, nagu ta tuleb. Ja see nõuabki ülimat paindlikkust ka selles mõttes, et see kaasamaag on väga-väga äge termin. Ja üks võib-olla asi, mis ma veel lisaksin siia, et kui mina üldiselt ei otsi väga Eestis teisi spirituaalseid selliseid tegijaid, Eesti üldiselt võib-olla on ka selline koht, kus igaüks hoiab oma ette, siis see, kuidas mina Niidat kohtasin, oli üks üritus, mida siis Niida korraldas, oli tulerituaal ja mul oli vaja seda tulesädet, et ma tundsin, et mu tulesäde on kaduma läinud ja ma arvan, et seda tunnevad väga paljud naised tegelikult, et mingi hetk see säde läheb kaduma ja ma olin nii maas ja siis ma nägin seda kuulutust seal, et sinna ma lähen, et ja pärast seda, kui ma siia ruumi tulin, see oli puhas naiste üritus, ehk siis see naiselik vägi või see naiselik energia üle, et see tõigi meid esialgu kokku, on ju. Et pärast seda ma hakkasin vaikselt oma sädet nii-öelda tagasi saama ja minu meelest on ülimalt tore see, kui naised tulevad kokku ja nad toetavad teineteist. Et eriti selles tänapäeva nagu keskkonnas või tänapäeva maailmas, vaata, kus on nii palju sellist, ma ütleks, et see on toksiline naiselikkus, mis tegelikult on mehelikkus. Kus naised võistlevad teineteisega, võrdlevad hästi palju on sellist, kes on parem, kes on kõige ilusam, kes on kõige soledam. Ma ei tea, kuidas sina seda nimetaksid, kas toksiliseks naiselikkuseks või? Jaa, ma arvan, et on ka selline ütelus, et ego räägib läbi võrdluste. Ja kahtlemata teatud mõttes on see meile toksiline, kui me elame väga oma egos, sest ego ei lase meil voolata, ei lase meil elu usaldada, tegelikult ei lase meie enda jumalikul väel ka esile tulla ja selles mõttes kahtlemata see võibki meile toksiliselt mõjuda nii naiselikkusele, mehelikkusele, tekitada seda kadeduse energiat, mis siis selline ebaterve võrdlemine tekitab, et võrdlemine, ma arvan, ei ole alati kurjast, et kui me saame näiteks väga inspireeritud kellegi teise tegemistest, on ju, et ega me muidu siin koos ei istuks ja ei teeks seda, kui me ei oleks vastastikku teineteist inspireerinud ja tunneksime tohutut kadedust teise tegemiste suhtes, siis vabalt me siin itsitaksime kahekesi siin diivani peal ja oleksime sellises koosloomises, et ma arvan, et selles mõttes võib öelda, et see on pisut, et see, mida me siis tunneme selle õeluse sõna all, et see kahtlemata on toksiline natukene meile endale ka ja. Aga see sama üritus, mida siis, või sündmus on ilusam sõna, sest üritus on justkui nagu luhta läinud katse, aga sündmus on midagi, mida me oleme sünnitanud, et mis on saanud elu läbi meie. Ja see sündmus tõepoolest oli siis ajendatud sellest, et minu juurde teraapiasse jõudis siis järjest naisi, kes ütlesid, et nad on nagu ennast unustanud. Nad on naised, emad, nende kodud on korras, nad teevad karjääri. Nad hoolitsevad oma mehe eest, laste eest ja veel sõprade eest, aga et lõpuks nad on sellises olukorras, et nad ei tea enam, kes nad ise on. Nad on enese nagu kogu selles tubli olemise keerises nagu täielikult kaotanud. Ja see oli siis mitte 1, 2 ega 3 juhtumit, vaid mitu kuud tulid järjest naised. Astusid uksest sisse, tegelikult ma juba teadsin, mis nad ütlesid, sest kõigil oli see üks ja sama sõnum. See tuli nagu täiesti valdavalt ja sealt siis saigi see läbi siis 4 elemendi selline šamanistlik naistering loodud, et kus me siis naistena otsustasime, et nüüd me võtame selle tähelepanu endale tagasi, õpime, kui vaja, ennast uuesti armastama, uuesti väärtustama, puhkeme uuesti õide ja seeläbi tegelikult oleme maailmale palju suuremaks kingituseks. Ja minul oli selle sündmusega, siis mitte üritusega,
oligi see, et minul oli seda tulesädet ainult vaja ja ma arvan tegelikult, et see on ülimalt selline naiselik, kas nüüd vajadus või omadus, et sul on seda pisikest seemet ainult vaja, et keegi teine annab sulle tilga vett, ühe seemne, natuke tuld, on ju, ja sa ise juba sealt edasi seda lood ja ehitad. Et mina tundsin, et nii jutumärkides nii väike asi, aga see kuidagi kasvas, kui sa seda nii-öelda toidad või hakkad toitma seda tuld või seda seemet või mida iganes sulle on antud, et see kasvab ja see hakkab kandma nagu. Et üks asi ka, mis ma tundsin, et kui sa oledki täiesti põhjas, siis sa oled enam-vähem nõus kõike juba proovima. Ma arvan, et paljud naised võib-olla ka tunnevad seda kohati, et kui sa lähed sinna põhja, sul ei ole enam mitte midagi kaotada, sa oled nõus nagu kõike proovima. Ja selle kõige proovimise nagu tihtipeale taga on see, et sa jõuad selle õige asjani või sa oled jõudnud kuskile tuumani ka. Et tihtipeale, kui mina vaatan, kui mul kliendid jõuavad ka minuni, siis ongi see, et see tuum olemus või see, et kes ma siis olen kogu selle kohustuste koorma ja tegevuse ja selle kaootilise elu keskel, et neil on vaja seda, neil on vaja vähe, et midagi kasvama panna. Mis kaardid sa laua peale panid? Väga äge on kuulata seda, kuidas Anette praegu räägib, sellepärast, et ta sõnastab justkui neid kaarte, mis mina siin vaikselt tõmbasin laua peale. Ja tõmbasin ma siis 3 kaarti lihtsalt enda jaoks, et vaadata, et mis see nagu täna see tuum või mõte või et need kaardid näitaks mulle siis nagu, kuidas täna rajal püsida ja millele keskenduda. Ja ma ei tea, kas need on siis näha, aga maailm tuli meil siis esimesena välja või minul tähendab, kui ma segasin. Suure arkaani kaart, mis ütleb, et see on siis nagu põhiteema ja siin on näha siis seda kaunist naist, kes püsib kõigi nende rataste peal imelises tasakaalus. Ja need rattad, nagu need tsüklid, milles me elame, on siis väga erinevad, on ju, et üks tsükkel on see päev, kuhu me ärkame, on ju, muidugi veel see tund ja minut, see päev. Aastaringis, kus me parajasti oleme, kus me oma elutsüklis parajasti oleme, et kas me oleme alles nii-öelda naiseks sirgumas või küpsemas või juba teatud mõttes nagu selles vana targa naise energias on ju, et kellel on võib-olla juba teistele midagi jagada ja õpetada. Et neid tsükleid on hästi palju siis, mille peal nagu püsida, seda tasakaalu hoida ja need rõngad tsüklid, rattad on kogu aeg muutumises, et üks siis märksõna nagu ongi see muutlikkus või muutumine, mis naiselikkust iseloomustab. Et kui mehelikkus on pigem selline nagu võib-olla lineaarne liikumine eesmärgi poole, struktuur, plaan, strateegia, siis naiselikkus ongi selline pisut kaootiliselt muutuv ja sealt siis võib-olla see kaose maagid ka, et naiselik energia tegelikult oskab lõdvestuda ja tasakaalu hoida ka selles, kui kõik on pidevas muutumises. Ja 2 ülejäänud kaarti siis on ju, kuidas Anette rääkis siin sellest andmisest, on ju, et see on minust väga kihvt energia ka, kus pole vahet, kas see kaart pöörata ühtpidi või teistpidi, see on nagu keeporuungi, et tal mõlemat pidi jääb see tähendus samaks, on ju, et andmine on saamine, saamine on andmine. Kui ma tunnen, et saamise ja andmise tsükkel on elus nagu kinni jäänud, et ma ei saa, mis ma tahan, on ju, siis ma saan alati läbi andmise seda aktiveerida ja hakata siis endast naisena välja andma. Või siis vastupidi suurendada oma vastuvõtlikkust, avaneda siis elukingitustele. Ja siis rääkis Anette veel kasvatamisest, et siin on siis selline aednikukaart, kes siis on asunud neid seemneid, mis need samad pisikest tulesätat või seda veepiisakest või ma ei tea, õhusuudlust kasvatama, et need seemned, mis meile elu annab, mis meile need kohtumised annavad, võib-olla mõni podcast või mõni kaardiladumine annab, et ta loomulikult ei anna meile nagu terviklahendust, aga ta annabki need ideed, seemned, taipamised ja siis on meie asi neid hakata kasvatama, et mis me sellest siis teeme, et mul tulid sellised. See on väga huvitav, et siin tuleb seda maaenergiat välja, et see maaenergia on naisele hästi oluline. Et nagu sa ütlesid maaenergia kohta, seda saab ainult naine korjata ja mida pikem seelik, mida avaram seelik, seda rohkem sa seda maaenergiat kokku saab korjata. Sellised lahedad väiksed nipid teile.
minul tuli ka maaenergiat, minul tuli saatan kohe esimesena välja, müntide 10, mõõkade 4, mõõkade 9, müntide rüütel ja müntide 2, et ma näitan siin 3 osas nad ära, kes tahavad nagu seda pilti ka näha, et mis kaardid siin välja tulid, kes ise võib-olla tarot paneb ja siis tahab näha seda. Et mina nagu võib-olla loeks siit välja just sellist, see mündid on ikkagi selline stabiilsuse teema, et see müntide 2 sama nagu natuke sarnane vaata selle müntide 6-ga, et see on nagu andmine saamine on ju ja see on nagu tasakaalu hoidmine, see on ka see multitasking, et alati kui mul see müntide 2 välja tuleb, siis ma arvan, et see on üks selline teema naistes, mida ma näen, ma võin, kui see kaart välja tuleb, ma võin öelda, et naine tegeleb mitme asjaga korraga, see tähelepanu hajub, fookus hajub, osad on väga head multitaskerid, kõik, kellel on vastavad mõjutused, kaksikute mõjutused või mingisugused, ma ei tea, veevalaja mõjutused, et hüppavadki siia-sinna ja tahavadki, nad saavad energiat juurde. Ja siis on teine grupp inimesi, kes pigem nagu tunnevad, et see neid väsitab. Et üks teema võib-olla naistel siis, millest täna võiks rääkida, on selline fookuse hoidmine, see tasakaal, andmine, saamine, kuidas nagu, millal anda, millal lõpetada. Ja võib-olla ka kuidas nagu ennast jagada elus olevate siis erinevate valdkondade vahel. Saatan ja mõõkade 9, need on, mis tarbib meie energiat kõige enam. Ma just eile tulin sellise mõtte peale, et mida ma näen noortes naistes, naised, kes on seal 20-ndates, see mõtteenergia, see analüüsi energia, see, kui palju läheb sinna, kui palju on vaja seda, see on ka ealine iseärasus, et on vaja hästi palju filosofeerida, vaja väga palju analüüsida, aga on ka tohutu ärevus ja see ei pruugi olla üleüldse 20-ndates naiste probleem, aga see, kui palju mõtlemine võtab energiat ära, kui need on valed mõtted, kui need mõtted on, ma ei tohiks niimoodi mõelda või ma peaks olema seal oma elus või miks ma seda ei tee. Et kui sa ise oma enda mõtetega sööd oma energiat, et võib-olla kust siis naine energiat ka juurde saab, on see üks tänane teema. Ja siis on müntide, mõõkade 4, mis on siis selline kerge väsimuse, kerge nagu väljas on hall ilm, pole ka ime, et inimestel on nagu võib-olla väsimus peal, on ju, et kuidas ennast kiiresti energetiseerida. Aga mina küsiks sinu käest, et mis sa arvad, kuidas naine kõige rohkem energiat kaotab? Nagu mis on naise jaoks kõige suurem energia kaotuse koht? Mina ütlen, et üks on see, kuidas sa mõtled, kuidas sa selle pealt räägid ja kuidas sa selle pealt tegutsed. Sa lood oma elu, sa lood oma saatuse läbi selle, aga seal on palju komponente veel. Nii et mis sina arvad, mis see võiks olla? Ja, ma alustan vastamist siis sellest samast saatana energiast, mis siin Anette kaartides välja tuli. Ja saatan minu jaoks tähendab eelkõige siis vabaduse puudumist. Ja kui need, kes teavad tarot ja nendele see on ilmselgelt teada fakt, aga kes võib-olla ei tea, siis ma ütlen ka seda, et saatan ja armastajad on tegelikult väga sarnased kaardid. Kõigis pakkides seal on, me näeme alasti meest ja alasti naist ja alastus tähendab siis minu jaoks eelkõige seal sellist nagu hingelist alastust. Aga mis eristab siis armastajate saatana kaarti on see, et saatana kaardi peal need mees ja naine on ahelates, ehk siis neil puudub nagu vabadus on ju. Ja millega me selle oma vabaduse ära anname või millega naine otsustab selle ära anda, kuidas, et see on nüüd, ma arvan, üsna erinev. Et kindlasti see mõtete tasand on üks, on ju. Et kui me läheme sellesse kohta näiteks, et mis teised meist mõtlevad, olgu siis selleks meie välimus või see, kui me enda mõtteid ja tundeid kõneleme või kuidas me riietume või milliseid rituaale me teeme, kuidas meie kodu välja näeb, mitu last me saame. Ühesõnaga kõik sellised naise elutsüklit puudutavad teemad on ju. Ja kui me iga selle enda valiku juures mõtleme, et mis teised arvavad, kas ma ei tea, kiidab heaks, kuidas ma süüa teen või mis mu sõbrad tuttavad arvavad, kui nad minu koju tulevad, et kas mul kõik peab olema selline nagu läikiv valge ja beež on ju või ma tohin luua sellise nagu elusa hipipesa ja värvida oma seinad roosaks ja mida iganes on ju, teha, luua nagu seda, mida mina tahan on ju, saada lapsi nii palju kui
minu süda, minu keha, minu armastatud mees ja looja läbi minu tahavad või ma mõtlen, et mul peavad olema 2 tükki, poiss ja tüdruk, koer ja kass, on ju, ja kui see plaan ei täitu, siis ma olen vale, on ju, ja jälle on koht, kus energia lekib, et täpselt samamoodi, kui ma ei suuda oma kodu ja laste kõrvalt tööl veel karjääri teha või maksimumi anda, on ju, neid asju siis tasakaalustada, siin tuli see enda jagamise teema ja multitaskimine ka, on ju, et kui ma pean olema nii-öelda tubli, mida siis, kõigest tubli, eesrindlik, on ju, ja üks vägev astroloog, üks naine siis, kes on vähemalt pisikesel eluperioodil olnud ka minu mentoriks ja mind hästi palju õpetanud, et see tubli on orja kõrgeim tunnustus, on ju, et see ei ole üldse sõna, mida saaks nagu vaba naise kohta kasutada. Et kahjuks me selle jah, et kui me proovime olla tublid, proovime olla head tüdrukud, siis see on üks koht nagu, kus me tohutult anname seda oma ürgset loomulikku energiat ja väge ära. Aga kuidas sinule ette tundub, et mis sa veel arvad, et mis need kohad on, millega sina oled kokku puutunud või sinu klientide kaudu või kuidas naine kaotab energiat ja? Läbi suhete ikkagi, et selline seksuaalenergia ja kuna naisel on emakas, siis nii-öelda kõik see, kõik need, keda sa enda sisse nagu lased, mõjutavad sind ja sellistes võib-olla natukene karmimates ja mitte nii üldpopulaarsetes, kuidas ma ütlen siis, kanalites ei räägita sellest, et tegelikult mees hakkab tarbima naise energiat, mees toitub sellest, mees nagu vajab seda ja see on okei, aga kui sa võtad endale partneri, kes ei oska oma energiat, kes ei oska seda energiat, mida sina talle annad, kasutada selliselt, et teie mõlema elu õitseks, et ta ei too sulle tagasi, on, et sa toidad teda ja ta läheb, jookseb mööda linna ringi, et sa jagad talle nagu justkui jagad mingit valuutat, ta läheb, raiskab ära kõik, tuleb koju tühjade kätega tagasi ja küsib uuesti. Et see on see koht, et kui sa võtad enda kõrvale vale partneri, et see on tohutu energia raiskamine, samas sa võid saada väga hea õppetunni sealt. Võidki saada õppetunni, mis enamasti väga paljudel naistel on see, et kuna inimesed tulevad mu juurde ja kui ma küsin, et miks sa selle inimese enda kõrvale võtsid, et kui su sisetunne ütles alguses ei. Et üks asi, mida ma näen naistes ikka ja jälle, su sisetunne ütleb ei ja sa ikka lased selle inimese oma ellu, sa ikka võtad ta oma kõrvale, kuigi sul sisemus karjub vastu ja miks sa seda teedki mõistuse baasilt, on ju. Mul on liiga vana, mul on turvalisust vaja, ta tundub õige. Tema kindlasti ei peta mind ja see on ka selline äge asi, et mul üks klient ütles, et tema võttis sellise mehe endale, kes oli kole ja vaene ja mõtles, et see mees teda kindlasti ei peta, aga just see mees teda vettis, et niipea kui sa naisena üritad mõistusest teha neid turvalisi valikuid, mis jumal teab, kes on sulle pähe pannud, siis niipea sa hakkad oma väge kaotama. Ja selle tubli tüdruku sündroomiga ka, mulle tundub, et meil on tütarlapsi hästi palju ühiskonnas. Et sellist küpset naist või sellist naist, kes oleks täielikult oma väes, et neid on vähe. Et ma ei tea, kuidas sulle tundub, et nagu ei julgeta öelda, et see mulle ei sobi, seda ma ei taha, mine uksest välja, ma olen selline, võta või jäta. Et see enese kehtestamise oskus puudub ja kui nad tegu on tütarlastega, siis need on lapsed. Neid on väga lihtne manipuleerida, neid on väga lihtne mõjutada, nende üle on lihtne võimu saada ja ühtlasi nad on suhetes ja oma tegemistes käituvad siis nii-öelda lapselikult. Et lapsed ka tihtipeale lähevad mänguhoos, nad ei saa aru, miks nad midagi teevad. Neil ei ole seda eneseteadlikkust nii suurt. Et ma ei tea, kuidas sinul selle tubli tüdruku ja tütarlapse sündroomiga, kuidas sina sellesse suhestud või mis on sinu kogemused olnud, aga mina näen seda, et neid naisi, kes võtaks täielikult selle vastutuse, et ma olen täiskasvanud naine, ma teen seda, ma ise valisin selle ja ma võtan kõik vastu, mis kaasneb ja ma ei aja seda kellegi teise kaela, on ju, et seda pigem, võiks olla rohkem, ütleme nii, positiivselt. Olge julgemad.
ja see on jälle üks hästi suur teema, see vastutus ja siis kui me räägime, ma eeldan, et me räägime tütarlapsest ja siis me räägime sellest vanast targast naisest, siis me räägime nendest arhetüüpsetest energiatest, on ju. Et tütarlaps ongi siis see, miks me jääme tütarlasteks või miks mõned meist jäävad tütarlasteks, on siis see, et meil on lapsepõlves jäänud see mingi koht, kus me ei ole saanud piisavalt, on ju, et me ei ole saanud olla piisavalt näiteks need issid, printsessid või vastupidi, sellega on totaalselt nagu liialdatud. Või siis oligi see, et seda issi tähelepanu nagu ei saanud piisavalt, on ju, ei saanud olla, siis no isa on meie elu esimene armastus, on ju, et kas me tunneme teda või me ei tunne teda, kas ta oli kohal, ta ei olnud kohal, kas ta oli hea isa või ei olnud see tema kõige tugevam külg. Ikkagi alati on isa meie elu esimene armastus ja sealt me õpime naisena nagu tohutult palju armastuse kohta, on ju. Kas me siis püüame leida oma isa sarnast partnerit või siis me teeme kõik sellest, et ta jumala eest ei oleks meie isa sarnane, on ju, aga see mõjutab meid ikkagi tohutult palju. Eks seal on jäänud mingi siis selline tuumhaav või suur vajaka jäämine või midagi, on ju. Siis võibki juhtuda, et me lihtsalt keeldume suureks kasvamast, me jäämegi sellesse printsessi väikese tüdruku energiasse, et me nagu ei jää, seal on meil see suur selline nagu täitmatu must põhjatu auk, kaev, tühi kuiv kaev, mida me tahame terve elu kogu aeg edasi ja edasi täita ja siis me jõuamegi vaikselt siin järgmise teema juurde, on ju, et kas me nagu võtame vastutusega oma õnne eest või me vaatame iga meest nagu selle pilguga, et kuule, et sina pead tulema mind nüüd õnnelikuks tegema, on ju. Et ma tahan sult saada seda ja seda, on ju, ja sageli on need tegelikult hoopis sellised asjad, mida me tahaksime tegelikult saada ikkagi oma issilt, on ju. Et issi maksaks meie arved, ostaks meile ilusad kleidikesed, kaitseks, turvaks ja oleks siis olemas, lohutaks, poputaks. Et ma ei ütle, et mees ei peaks või ei võiks naise heaks neid asju teha, aga kuidagi hea oleks hoida nagu teadlikkust sellele, et mis on siis küpse naise soovid, kuidas ta neid esitab, on ju. Kas ta jonnib ja trambib alguseni, kuni ta saab oma ehted ja kingitused kätte või siis ta oskab oma soove siis mehele sellisel moel öelda või kehastada, et see tema armastatud mees peab nagu suurimaks auks, et see mammut siis naise jaoks koju tuua. Seesama, mis Anetegi siin mainis, seesama seksuaalenergiaga väestamine, et tegelikult on see ju küpse naise kõige suurem and mehele. Tõepoolest, maaenergiat saab naine ainult koguda, see ongi naise võimekus, on ju, kui ta jalutabki paljajalu, soojal ajal soovitavalt veel ilma aluspesuta, maani laia kleidiga, paljajalu väekal maapinnal, teadlikult kogudes seda energiat, tõstes seda siis ülesse ja kui ta kleidi ära võtab, siis võtab üle pea, siis ta väestab ennast üleni, on ju, kui ta kleidi laseb alla maha kukkuda, siis ta laseb selle energia maasse tagasi. See on ka seesama energia, mis nagu päevade ajal on, et alla, on ju, aga kui me tahame seda tõsta, seda energiat, siis me võtame kleidi üle pea ära oma armastatu ees ja oleme ise täitunud sellest maailma energiast ja me saame siis läbi sellise küpse, püha, andunud armastusakti kinkida selle energia oma mehele ja väestada teda siis nendeks tegudeks, mida ta siis, milleks me usume siis, et ta on võimeline. Ja minu arust on seal ka hästi oluline aspekt siis, et see naine siis usaldaks seda meest, et kui see mees läheb kodust välja, siis ta läheb ja teeb selliseid tegusid, mis on esiteks siis selle perekonna heaks, naise heaks, kogukonna heaks või teeb siis maailma tervikuna paremaks, on ju, kuni me jõuame püha suhteni, kus siis Maarja Magdalena oma seksuaalmaagiaga väestas siis Jeesust, et ta läheks ja teeks siis neid kõige suuremaid tegusid ja sealt tuleb ka nagu minu arust hästi olulisena see naise eneseväärtustamine, on ju, et kui ma ei usu sellesse mehesse
siis ma ei peaks teda seksuaalselt päästama. Kui ma usun, et see mees on seda väärt, et ta tõesti on võimeline nii-öelda selle maailma paremaks paigaks muutma oma tegudega ja selle minu energiaressursiga, mis ma talle kingin, et siis ma avanen talle täielikult siis seksuaalselt ka. Aga see on ka see huvitav, et sa enne mainisid, et üks teema, mis sa tahaksid käsitleda, on andumine ja alistumine. Et seleta, mis sa sellega mõtled, selle andumise ja alistumisega, et miks see sulle nagu oluline on või mida see sinu jaoks tähendab? Jaa, vaikselt natukene juba eelmises mõttes või mõttekäigus hakkasin seda avama, et hästi sageli räägitakse siis, et naiselik naine alistub, aga minu jaoks alistuda saab nagu sõjas see pool, kes hakkab nägema, et hakkab kaotama näiteks või tal ei ole nagu šanssi võita, et siis tal on näiteks mõistlik nagu valge lipp tõsta üles ja alistuda, on ju, et tunnistada, ma jäin kaotajaks, on ju. Sõjaline mõiste, mis kätkeb endas konflikti energiat, on ju, või ori saab ka isandal alistuda, sest ta ei näe nagu võimalust jälle vabaks saada, on ju. Minu jaoks vabaduse mõiste, vabadus on absoluutne kreedo, see jookseb mul igalt poolt läbi, on ju. Vabadus on meile mõlemale väga oluline. Vabadus on meile väga oluline teema. Ja et ühesõnaga minu jaoks sõna alistumine kätkeb endas sellist võimuvõitlust, on ju, konflikti energiat, on ju. Ja alistumine tuleneb minu jaoks nagu abitusest võib-olla. Et ma ei näe võimalust võitmiseks, et siis ma nagu kasutan siis teise strateegiana nagu alistumist. Strateegia jälle sõjaline mõiste. Aga kui ma räägin nüüd naiselikkusest, päris küpsest naiselikkusest, siis naine andub armastusele eelkõige, on ju. Andub elule, kosmilisele väele, ka sellele kaosele. Kaose maagia on minu jaoks puhas andumus selles mõttes, et ma ei tea, mis tuleb, ma ei tee plaani, ma usaldan elu, ma lihtsalt andun, avatud südamega lihtsalt andun elule, on ju. Ja vot samasuguse andumusega, kui ma nüüd saan minna armastatud mehe käte vahele, siis seal ei ole seda sõjalist konflikti, seal saab sündida nagu kõige imelisem maagia läbi muutunud teadvuse seisundite, läbi üle keha orgasmide, mis võivad sul jääda päevadeks kehasse, see naudingulisus ja pärast sellist nagu andunud armatsemist ei ole see, et me kukume mõlemad nagu väsinuna kokku, keerame selja ja läheme järgmisel hommikul tööle, vaid me saamegi jääda teineteise kaissu läbi põimununa, sest tegelikult see aeg, millal naine nagu väestab armastatud meest, on tegelikult seksuaalsus ja ka see peale seda vahetut seksuaalsust nagu teineteise embusesse jäämine tegelikult. See, kus see naine on saanud selle kosmilise orgastilise naudingu võib-olla kordi kogenud seda tippu jõudmist ja siis nagu sellises sulnis andunud olekus jääb selle mehe kaissu, siis tegelikult see on see aeg. Ja mida pikem see aeg on see aeg, kui naine kannab üle selle tänulikkuses, õndsuses, andumuses, kannab üle selle oma seksuaalse väe mehele. Et tark mees oskab seda nautida ja see mitte kuidagi nagu ei käi sellise kiire seksuaalsuse juurde, et see on pigem selline akt, mille eelmäng võib-olla hakkab eelmisel päeval või ma ei tea, eelmisel nädalal ilusate sõnade ütlemise ja pilkudega ja silitustega ja väikese flirtiga ja võib-olla mõne sõnumiga ja lilledega ja massaažiga ja küünlavalgusega, valitud muusikaga, kõik see nagu selline sulnis pikk voolamine. Et mina arvan, et naine saab tõeliselt anduda just siis, kui see nagu esiteks mees on kinkinud talle täieliku turvalisuse ruumi. Et see on nagu sellise täieliku naiseliku avanemise eelduseks. Minu meelest see mehe nagu oskus ka ruumi hoida, see on ka selline asi, mida võib-olla jällegi võiks ühiskonnas rohkem olla, võiks seda rohkem näha.
et see, mis mina tajun ja mis ma näen suhetes üldse, kuidas mehed lähenevad, nad lähenevadki, nad ei oska enam läheneda naisele nagu ta on naine, vaid nad lähenevad, aga miks sa seda ei teinud, miks sul seda ei ole, nagu mingisugune võistlus, et noh, naiselik naine teebki seal oma pehmed käigud ja mees kas siis tõmbab uttu või siis tuleb temast see tõeline mehelikkus välja. Aga see, mis ma meestes ka näen, et nad on kuidagi nii nagu, et see sotsiaalmeedia ja see infovoog ja see kõik, mida promotakse või see kõik, mis nii-öelda ringleb seal infoväljas, et see ei lase nagu meestel ka mees olla, et nad ei jõua kuidagi selle tõelise, noh, kas nüüd küpse mehelikkuseni, aga seda küpset meest on täpselt samamoodi pigem nagu harva näha, et mehed on täpselt samamoodi nagu naised on oma traumades kinni, et ei ole olnud isa eeskuju, ei ole olnud ema eeskuju, ei ole toimiva suhte eeskuju olnud ja neil ei ole seda mitte kusagilt võtta ja nad on nagu väikesed poisid, kes teevad lihtsalt oma parima. Aga need poisid ka tihtipeale tõmbavadki siis ligi kellegi, kes on kas siis nii-öelda samaealine, et saavad kokku tütarlaps ja poiss või siis nad otsivad mingit ema energiat. Et sellist nagu inimesed, kes ikkagi on kuidagi nii mees kui ka naine, kes mõlemad on oma väes ja saavad kokku, et minu meelest see ongi see, et see andumine ja see ruumi hoidmine mehe poolt, et sealt tuleb see tõeline nagu suhtemaagia või selline nagu küps, toitev, viljakas pinnas, millele sa saad seda elu ehitada. Aga enne seda, kui sa sinnani jõuad selle küpsuseni, siis sa kasvad ja arened. Et väga palju teid ju läbi oma igasuguseid karmalisi suhteid, saad aru üldse, et mis su mustrid on. Et minu meelest see üks asi, mis naiste puhul ka on hästi oluline, et taibata seda, et mis mustrid sul on, mis sind mõjutab ja kas see, mis sind mõjutab, kas siis lapsepõlvest või kusagilt teatud east, kui sa hakkasid deitima ja suhetega alustasid. Et hästi oluline on taibata seda, mis mustrid sealt tulevad ja kas sina oled need mustrid või oled sina keegi teine hoopis. Et see enda tõeline olemus on nagu, et sa jõuad sinna oma tuumolemuseni, et sa julged nagu tunnistada oma vajadusi, sa julged tunnistada ja see ei ole see, et ma tahan kõige uuemat Gucci kotti, see ei ole see vajadus. Või et ma pean saama elada kusagil kõrgel katusekorteris, kus ma teen aknad lahti ja lähen sinna suure rõdu peale ja helikopter maandab mind sinna ette ja ma saan sinna kuskile sisse istuda edasi lennata. Et selles mõttes, et mis ma võib-olla lisaksin siia sellise mõttekäiguna, et naised ei tunnista oma tõelisi vajadusi ja nad katavad tihtipeale seda nagu kinni ülisuurte nõudmistega meestele. Et sina peadki mulle tooma, on ju, et aga mina olen aru saanud, et naine on energeetiliselt ja spirituaalselt tihtipeale targem kui mees. Me oleme tundlikumad, me oleme sensitiivsemad, väidetavad kuni 16 korda mingisuguste näitajate järgi. Et kuna me oleme tundlikumad ja sensitiivsemad, siis teatud mõttes meil on ka rohkem vastutust selle eest, et kuidas nagu siis me seda meest nagu teatud mõttes voolima hakkame. Et mina jõudsin sellise toreda mõtteni ja ka kogemuseni, et kõigepealt naine sünnitab iseennast, kõigepealt sa saad ise naiseks. See juhtub kõikidel erinevas vanuses, see ei ole siis, kui sul päevad hakkavad. Mõni naine ei sünnitagi iseennast ja siis sa sünnitad oma mehe ja siis sa sünnitad oma lapsed. See ei tähenda seda, et sa ei võiks enne lapsi saada. Sa võid lapsi enne ka saada, aga sa kasvatad neid. Minu arust oli, ma ei tea, kust kohast ma selle termini üles korjasin, aga kui sul on ainult üks laps, siis teatud kogukondades nimetatakse sind lapsemaks. Sest see on su esimene laps ja sul on vaja seda kogukonna tunnet. Et oma esimese lapsega sa oled ikkagi ise veel laps ja kui sa juba teise saad, siis sa nagu oled ema. Et mina kusjuures oma emaduses olen seda ka kohati tundnud, et hästi oluline on see, et oleks seda hästi palju tuge ümberringi ja et see tugi oleks tõesti asjalik tugi, et noh, kui ta on mitte asjalik, siis on keeruline. See oli nüüd natukene kaosemaagi mõttekäik. Ma püüan siit kaosest ühe kihvti seemne kätte
ja näiteks pudruriitustel, naiste siis pudruriitustel, mis on siis pööripäeva tseremoonia, et pannakse, see võib-olla ei kehti nagu kõigis maailma piirkondades, aga Eestis, nii palju kui ma olen neid teinud, pannakse siis naised väe järgi ritta just sünnitatud tütarde arvu järgi, on ju. Et siis ema küünalt selle nii-öelda promeneerimise eel, selle rongkäigu ees, kes siis läheb sinna lõkkeplatsile ja hakkab seda naiste ringi siis seal regilauluga putru väge loitsides vedama. Et see esimene naine on siis just see, kes on sünnitanud kõige rohkem tütreid, seda loetakse siis kõige väekamaks naiseks, on ju. Aga samamoodi nagu seda öeldes ma ei taha mitte mingil juhul nagu öelda, et need naised, kes üldse lapsi ei sünnita või kes sünnitavad poegi, on kuidagi vähem väärtuslikud, on ju, et mitte mingil juhul nagu siit ei saa seda välja lugeda. Aga just see nagu, see on nagu rohkem selle naisväe austamiseks või just, et mida rohkem sa tütreid sünnitad ja üles kasvatad, seda rohkem sa saad nagu kuidagi teadlikuks sellest naise olemusest, naise väest, ka naise kannatusest. Et väga paljudes kultuurides siis põlisrahvaste juures just loetakse, et tüdruk ongi, ta saabki täiskasvanuks ikkagi siis, kui tal päevad algavad, kui ta on võimeline elu edasi andma. Ja seda pühitsetakse ka rituaalidega, ehk siis mul on ka selline tutvusringkonnas selline kogemus, kus mulle väga kallis inimene nagu ütles, et temale andis ema lihtsalt paki vatti kätte ja rohkem ühtegi sõna sellel teemal nagu ei räägitud, kui tal päevad algasid. Ja ma ei mäleta täpselt, milline mu teadlikkus oli mu esimeste tütardega, aga oma kolmanda tütrega ma ikkagi, kui see imeline püha aeg kätte jõudis ja tal siis päevad algasid, et temast sai siis nii-öelda naine, ta ei olnud enam laps, et temast sai väike naine, siis ma ikkagi tegin talle oma oskuste järgi selle püha rituaali, ma nimetasin selle siis punase roosi peoks, ma ostsin talle need sügavpunased roosid, tegin talle valge tordi siis punaste marjadega ja punaste lilledega kaunistatult ja sellise meie väikese naistevahelise tseremoonia siis, et võtta vastu ta naiste vastu ja näidata, et noh, kui püha ja kui ilus ja kui terve see on ju, et päevade kohta meil kasutatakse sellist mõistet nagu kuupuhastus on ju ja selle kaudu kuidagi on tulnud selline minu jaoks täiesti toksiline mõte, et naine võib olla siis kuidagi päevade ajal nagu räpane või ebapuhas on ju. Ja põlisrahvaste kultuurides naised jälle tõepoolest päevade ajal eraldusid, aga mitte siis sellepärast, et nad oleks olnud räpased või kuidagi ebapuhtad, vaid sellepärast, et nad olid nii pühad, nii õrnad, nii tundlikud sellel väekal ajal, et tõepoolest siis neil olid sellised hooned, majad, pühamud, kus nad said siis olla omaette ja nagu ühiskonna sellisest aktiivsemast elust sellel ajal tõepoolest eralduda. Siis ma tahan ka rääkida ühe loo, mis on minu jaoks nagu hästi äge on ju, et kuidas me võtame siis oma seda naiselikkust ja just päevade ajal siis vastu. Oli see, kui ma osalesin siis Lendava kotka paljudele eestlastele siis tegelikult teada-tuntud indiaani pealik tema siis pühal tseremoonial, taimetseremoonial ja seal seltskonnas oli siis, kes olid sinna tseremooniale plaanid tulla, olid 2 naist siis, kellel sellel ajal olid päevad ja Lendav kotkas palus neil siis tseremooniat lahkuda, kuna nende energia siis liigub päevade ajal nagu alla, aga tseremoonia eesmärk on tõsta siis sublimeerida energia siis võimalikult kõrgele kuni loojani välja. Et siis nende naiste energia nagu liigub maa suunas hoopis vastassuunas ja nad ei saa osaleda selles tseremoonias siis. Ja siis olid 2 naist, kes valisid reageerida sellele täiesti erinevalt siis. Üks soomlanna tegi siukse korralikud skandaali, karjus, nuttis, ei nõustunud, tema on raha maksnud, ta on sõitnud siia, teda ei huvita, ta peab saama ja sellise suure lamendiga siis läks sealt ära. Ja teine naine siis, ma ütleksin, andus sellele olukorrale.
läks sellest tipist välja, see oli täiskuu aeg siis ja läks ja istus siis selles tipis väljapoole, see ei olnud talle keelatud. Läks, tegi endale sinna väikse pesa sinna täiskuu alla. Õues oli suvi ja õhk kubises sääskedest ja istus täpselt siis minu selja taha nagu minu vastu sinna väljaspoole tipid siis. Ja tegi siis kogu selle tseremoonia, mis siis vältas siis päikseloojangust kuni päiksetõusuni ja tegelikult kauemgi veel tegi siis seal väljaspool kaasa selles täielikus andumuses sellele olukorrale nagu asjad on ju. Ja kui me temaga siis pärast jagasime seda kogemust, on ju, ta ütles, et ta oli niivõrd tänulik, et see, kuidas minu laul teda toetas, kuidas meil oli see selline vaikiv nagu selg vastu selga tunne, selline mitte õeluse tunne, aga õdede ja toetuse tunne, nagu selline vaikiv kokkulepe omavahel ilma sõnadeta tehtud. Et kuidas ta võttis sellest pühast tseremooniast nagu kogu selle ilu ja väe ja tegi selle kaasa, et objektiivselt oli mõlema naise jaoks olukord täpselt üks ja sama ja üks siis otsustas nagu valida selle sõjakuse ja mitte alistuda siis pealiku korraldusele, on ju. Aga kuna pealik, see mees oli siis see, kes selle püha ruumi meile lõi ja lõi seda täiesti imeliselt tõstes nagu selle täiesti kosmosesse selle energia seal. Ja teine siis andus sellele ja sai sellest täiesti püha kogemuse. Et objektiivselt täpselt samad asjaolud, aga kogemus totaalselt erinev. Nende tõusvate ja laskuvate energiatega minu meelest on ülihea teada oma tsüklit ja sa tead, kus sa oled ja sa tead, kuhu, kas sa liigud üles või alla. Et kui sa mingi hetk hakkad seda nii-öelda jälgima, siis sa oskad lihtsalt iseennast paremini kohelda sellel ajal. Et kui sa oled juba sünnitanud, siis see tsükkel on kuidagi niimoodi, sa kuidagi elad sinna hormooni paremini sisse, et enne seda, kui sul lapsi ei ole, siis sa oled lihtsalt kuidagi tujukas ja selline hormonaalne ja sa täpselt ei saa aru. Vähemalt minul oli, võib-olla kõikidel ei ole seda kogemust. Aga just see, et sa nii-öelda jälgid ja kuna ma olen joogaõpetajaks ka õppinud, siis seal on ka see, et kui sul on päevad, sa teatud aasanaid või teatud siis joogapoose sa ei tohigi teha. Teatud praktikad ongi sulle keelatud, sellepärast, et sinu energia läheb kõik allapoole ja sul on teatud poosid, mida sa võid teha, teatud praktikad, mis on väga okeid teha, aga teatud sellised praktikad, mis siis ei ole okeid. Ja ma arvan, et üks asi ka, mis võib-olla on sellise tänapäeva ühiskonna teemas jällegi, et kui ma automaatselt nii, kui sa rääkisid, et see on rahulik aeg, kus tuleb nagu põlisrahvastel on see rahulik aeg, kus sa eraldud, on ju, siis esimene asi, mis mul meelde tuli, oli mingisugune tampooni reklaam, kus keegi paneb täiest energiast seal, sõidab jää peal, on ju, et sul on päevad küll, aga tee veel kõvemini trenni. Et kuidagi tihtipeale nagu need soovitused, mis tulevad, et igasugused trennisoovitused ja toitumissoovitused ja tööl käimise soovitused, et nad on tegelikult ju meestele tehtud. Et see 9–5 töö täpselt samamoodi, see sobib mehe tsükliga või mehe nagu hormonaalse tasandiga, aga naiste tsükliga see üldse ei sobi. Et minu meelest meil on lihtsalt, et kui juba naisena sa teadvustad, et sa pead kuskile nii-öelda minema mingisugusel ajal, mis tegelikult sinu tsükliga ei ühti, siis parim asi, mis sa saad, on teadvustada ja lihtsalt minna sinna nii leebelt ja pehmelt sisse, kui sa saad. Et kui sul ei ole mingisugust teist varianti. Et rääkides nendest erinevatest valdkondadest ka, mille vahel tuleb ennast jagada, mina avastasin, et mingi moment ma olin pannud oma energiat nii mitmesse erinevasse suunda, et see täiesti nagu killustas ära, et naisel on ülioluline seal fookus nagu ikkagi kokku korjata, aru saada, et mis on mulle oluline, et kas ma pean tegema, minul oli see tunne, et ma pean tegema trenni, ma pean töötama 2 kohal, ma pean olema ideaalne ema, toad peavad kõik korras olema ja lõpuks sa lihtsalt oled lebad õhtul niimoodi. Ja on kui lebad. Et selles mõttes, et see killustatus ja see oma rütmi nagu austamine, need on vägagi, ma arvan,
sellised teemad, mida siia võib-olla mõni julgem kommenteerib ka alla, et kuidas nemad oma tsüklite ja tujude ja ühiskonnaga, et kuidas nad ühildavad seda aega ja ühiskonda, kus me elame selle oma nagu loomulikkusega või looduslikkusega, et see on päris suur väljakutse, ma arvan. Aga mis me veel tahtsime rääkida, said meil nüüd kõik teemad puudutatud? Ei, ma võtan veel sõnasabast sellest samast jagamisest, on ju, et võib-olla me küll räägime siin just, kui me oleks teadlikud sellest teemast, aga see teadlikkus, see on tulnud ikkagi läbi selliste oma õppetundide ja sageli nagu üldse mitte õigesti tegemise, on ju. Et näiteks nooremana, kui mul oli 2 last suhteliselt väikse vahega, 1,5-aastase vahega siis, ja ma töötasin pangas, minu tööpäevad olid täiesti okei, et need vältasid mõnikord 12 tundi. Siis ma õppisin Tartu Ülikoolis finantsjuhtimist. Nagu sellest oleks vähe, ma võtsin siis lisaeriala turunduse samal ajal, tegin selle ka täies mahus veel, on ju. Ja siis ma veel tundsin, et tegelikult ma tahaksin käia veel väljas, pidutseda, sõbrannadega suhelda ja mis selle tulemus on tegelikult? Ühel heal päeval olid mu lapsed lihtsalt suureks kasvanud ja ma nagu ei märganudki, kuidas see juhtus, on ju. Et kui neil on mulle nagu emana etteheiteid, siis ma võtan nagu selle vastutuse täielikult selle eest enda peale. Et tõepoolest õnneks mul oli väga-väga tugev turvasüsteem minu vanemate näol. Lapsed ei olnud kunagi üksi või kunagi hoidmata või kunagi ebaturvaliselt, on ju. Aga see minu selline nagu mehelikust energiast tulenev eneseteostuse kihk oli nii suur, et ma arvan, et tegelikult see, kus ma oleks pidanud tagantjärgi tarkusena nagu kõige rohkem kohal olema, et oma laste jaoks see tegelikult jäi natuke vaeslapse ossa. Ja mitte, et ma siis sellest oleks veel kõike ära õppinud sellest kogemusest, ma ikkagi tegin veel oma noorema tütrega, kes tegelikult sündis siis 20 aastat hiljem, kui ma oleks võinud juba siis lapselapsi oodata. Tegelikult ma tegin pangas ikka sedasama, ma tulin sealt juhtivalt kohalt töölt niimoodi ära, et ma tulin koju, siis mu laps ütles, et emme, ma tahan süüa. Ma ütlesin ja kukkus, ma ütlesin, ma korraks ainult nagu istun. Ja siis ma jäin tööriietega diivani peale magama, kui ma ärkasin üles, siis mu laps oli samamoodi kuidagi päevariietega voodisse pugenud või mu kaissu või kuhugi, on ju, siis ma tõssin ta üles voodisse ja ise ronisin ka sinna samasse ja oli päevi, kus ma nende samade riietega, millega ma õhtul siis sinna diivani peale kukkusin, tõusin üles ja läksin hommikul tööle. Et ma olin nii totaalselt üle väsinud, aga mul oli endale pandud see standard nagu, et ma teen kõige paremini lihtsalt, on ju, et oli kuid, kus mul kolleegid sõlmisid 2 laenulepingut ja mina sõlmisin näiteks 19 samal ajal. Et ma isegi ei oska seda praegu nagu seletada, mis asi see täpselt oli, et see oli kuidagi hiljem siis läbi konstellatsioonide, läbi rännakute ma olen saanud nagu selle energia sabast kinni, et ma ilmselt tahtsin oma isa heakskiitu nagu pälvida, on ju. Et kuna minu isa ikkagi teatud osas nagu alateadlikult ootas poissi ja tahtis nagu neid mehelikke saavutusi näha, vähemalt sõnades, on ju. Ja meid näiteks hästi palju omavahel ühendas see, et me tegime mingeid keerukaid matemaatika ülesandeid, mängisime malet, on ju. Väga kihvtid asjad olid, aga need olid ikkagi väga mehelikus energias. Ja siis ma tahtsin nagu tõestada isale, et ma olen armastust väärt, on ju. Aga mingit tunnustust muideks ei tulnud isa poolt selle koha pealt kuni selle ajani, kui ma lasin selle täielikult minna, mis teised arvavad. Ka alateadlikul tasandil lasin selle minna. Hakkasin rahulikult oma nõia ja šamaani elu elama ja siis mingi täiesti sellise kaose maagi jagamise peale mu isa ütles, et esimest korda need tunnussõnad, et no umbes nii oligi.
Need ei ole isegi sõnad, lihtsalt tunnustusmõmin. Tunnustusmõmina ma sain alles siis kätte, kui ma hakkasin päriselt olema nagu see, kes ma olen ja vabane siis sellest mõttest, et ma pean kellegi armastust välja teenima või olema kellelegi meele järgi. Ma arvan ja, et see minul on ka see saavutusvajadus, et kui ma jõuan sinna, siis, et mina olen neid nii-öelda eesmärgid paika pannud, et kui ma jõuan sinna, siis, ja ma olen seadnud veel sellised eesmärgid, kus mul pole õrna aimugi, kuidas ma seda saavutan, et väga sellised, kuidas siis öelda, long shot, pikk vise, ütleme nii. Ja siis nagu elada iseenda kõrgete standardite järgi, mis tegelikult tõenäoliselt tulebki kusagilt lapsepõlve mingisugusest traumast või haavast. Et aga lihtsalt iseennast vastu võtta sellisena nagu oled ja ei peagi olema. Kõik me ei peagi olema superstaarid, me kõik ei pea olema kuulsused, me kõik ei pea olema ülirikkad ja see on täiesti okei. Aga nii tore on, kui on see hinge, kui sa oled hingest rahul selle eluga, mida sa elad, see ei tähenda seda, et teaksid, mis see elu toob. Et üks asi, mis mina olen nagu kohanud, on see, et mu kliendid on ka mulle öelnud, et nagu kuidagi niimoodi, et enam-vähem nagu, sa ju tead, milline su elu on, või sa nagu tead ette ja sellepärast on sul lihtsam ja siis, kui ma nagu seletan, et tegelikult mul pole õrna aimugi, kuidas nagu need asjad toimivad, nad toimivad, sest ma lihtsalt usun, et elu kannab mind. Ja kui sina ka usud ja lihtsalt astud sinna, siis ta hakkab sind ka kandma, aga senikaua, kuni sa ei usu, siis senikaua sa kukud, on ju. Et see usaldus elu vastu tuleb ka minu meelest siis, kui sa oled oma traumad läbi töötanud, et see saavutamised ja kellelegi tõestamised ja tunnustusvajadused viivad sellesse punkti, kus sa põled nii läbi, et sa saad aru, et sellel ei ole üleüldse mõtet enam, et sa löödki selle alateadvuse ja teadvuse täiesti puhtaks igasugusest jamast ja siis hakkad alles päriselt elama. Et siis on need lihtsad asjad ka tunduvad mõnusad või ilusad, et ma just rääkisin siin kellegagi, kes üleüldse inimesed ju tunnevad, et nad jäävad elus millestki ilma. Et kui ma ei õpi ülikoolis, kui ma ei tööta 2 kohal, kui ma ei tee seda, teist, kolmandat, et siis ma jään millestki ilma. Et ega see ilma jäämise hirm on ka, see tuleb kõik puudusteadvusest, et mis siis on, kui sa millestki ilma jääd? Et mis siis on, kui midagi toimub, siis saa sellest osa. Et sellest ei ole ju mitte midagi. Mina tegin sellise otsuse, ma olen selle tegelikult juba endas varem teinud, aga see aasta ma siis ütlesin selle välja just kuidagi siin draakoni aasta kontekstis, et ma ei osale mitte ühelgi sündmusel, mis rõhub FOMO turundusele, siis fear of missing out on ju. Et registreeri kohe, muidu sa ei saa, kohtade arv on piiratud, ainult esimesed nii palju on ju. Et niipea, kui elu näitab mulle seda puudusteadvuse kohta on ju, siis ma austan ja valin ennast sellega, et ma ei lähe sinna puudusteadvusest loodud sündmusele. Et mina arvan, et üks selline nagu kuidagi see puudusteadvusest küllusteadvusesse jõudmine on üks selline nagu küpseks naiseks saamise initsiatsioon on ja ma tean, et ma võin võtta selle maaenergia, ka tuleenergia, veeenergia ja õhuenergia ja minna sellesse maagienergiasse, lihtsalt luua seda, mida ma tahan, mida ma vajan. Ma hästi ammu juba olengi seda teed läinud, et kui ma tunnen, et ma tahan nagu mingis teemas kasvada, midagi kogeda, siis ma loon selle sündmuse, ma lihtsalt sünnitan selle läbi enda siia maailma ja kutsun õdesid endaga siis sellele teele. Trummirännakudele kutsun vendasid ka. Et alati siis ma ei diskrimineeri. On ringe, mis on kõigile avatud, aga siis ka sellised naiselikkuse teekonnale kutsun teisi naisi endaga kaasa ja sünnitan ise siis selle sündmuse, mida ma tahan kogeda, kus ma tahaksin ise osaleda ja tunnetangi seda võimalikult suurt nagu külluse energiat, et ma võin ka enda puhul öelda, et kui ma olin nagu pangas ja sain seda kindlat fikseeritud juhi palka, siis ma elasin tegelikult palju suuremas puudusteadvuses kui seal, kus ma otsustasin selle ukse lõplikult enda jaoks kinni panna ja astuda siis sellesse nii-öelda taro narri energiasse, kes nagu üldse mitte millestki, mitte midagi ei tea, mis homme minuga juhtub, kes läheb sinna nullpunkti tagasi ja nagu vastsündinud laste silmadega vaatab seda maailma, et nii, nüüd vaatame, mida
siis tänane päev meile toob siin ja praegu mina olen oma ilus ja väes, oma tões, oma autentsuses on ju ja vaatan, mida ma siis suudan läbi enda siia maailma sünnitada ja mida siis maailm mulle vastu panustab, et sealt alates tegelikult täiesti hüppeliselt mul see küllusteadvus nagu avanes, et kuidagi neid imesid hakkas minuni tulema kõikvõimalikul kujul ja palju rohkem, kui ma andsin kõik seal vabaks. Mul on ka selle küllusteadvusega võib-olla ma täpsustaksin jällegi, sest ma vaatan seda üleüldist, nagu mis toimub meedias, mida inimesed räägivad, sotsmeedia, mida jagatakse. Et küllusteadvusel on selline nagu, ta on tehtud nagu ka natuke tooteks. Et kui sa lähed sinna küllusteadvusesse, siis sa võid absoluutselt kõike saada ja tule, astu meie sekka ja maksa see kursuse raha ja siis me aktiveerime sinus need energiad, mis hakkavad küllust tooma. Et selles mõttes, et see külluse energia ei tähenda, minu hinnangul see ei tähenda seda, et sul on nüüd lõputud summad seal pangakontol või et sul on, et see materiaalne küllus, mis esimesena seostub, vaid see, et sa oled rahul sellega, mis sul on ja sa õpid sellega elama, mis sul on. Ja kui sa õpid sellega elama, siis hakkab tulema ka see, mida sa hakkad vajama. Ja seal on nagu selline, minu jaoks see küllusteadvus toimib päris vajadusbaasil. Et jah, saab manifesteerida ka, aga kõige paremini, ma ei tea, kuidas sina manifesteerid, aga mina manifesteerin, kui mul on midagi vaja. Ma eile mõtlesin, et tore oleks, kui mul oleks äkki diivan, aga ma võiks selle diivani saada nagu sobiva hinnaga ja siis teen Facebook Marketplace'i lahti, seal on tasuta diivan. Ja siis ma jäin seda diivanit vaatama, siis ma hakkasin kahtlema, mõtlesin, kas ma tõesti nii kiiresti manifesteerisin selle. Asjad on lihtsalt lihtne manifestatsioon, saab inimesi, suhteid, kõike manifesteerida. Aga siis ma nagu jäin kahtlema ja niipea, kui ma kahtlema hakkasin, siis see mees, kes seda diivanit müüs, ütles mulle, et kuule, kiirem tuleb juba järgi. Et küllusteadvus ja see, kuidas seda nii-öelda promotakse või et keegi nagu saab kuidagi sinu jaoks seda avada, minu jaoks on ikkagi see igasuguste teadvustega tegelemine on inimese enda töö. Et keegi saab aidata selle seemne anda, aga sa pead ise kasvatama, rohima, külvama, ise nagu tegelema sellega edasi, et need, mis keegi sulle väljast saab anda korraks, aga edasi pead tegelema ise. Ja see on muideks nii hea teema, et sellel teemal küllusteadvuse ja manifesteerimise teemal me teeme täiesti eraldi podcastid, et sa kindlalt on ju. Sa pead meelde tuletama, sest kaasamaagil võib isegi meelest ära mõelda. Ja võin teemite ka meile meelde tuletada, kui kahel kaasamaagil läheb see meelest ära. Minu kõige ägedamad manifesteerimise kogemused on tegelikult läbi kõikvõimalike koolituste ja õpingute. Mul on olnud läbi elu nagu selline õppimine või enda arendamine on olnud kirg, hobi, elustiil ja ma olen täiesti ulmelisi koolitusi endale manifesteerinud, kuskil Indias retriitidel käinud ja mingeid tõesti tuhandeid ja tuhandeid. Ma ei saa öelda, et ma ei ole teeninud seda raha, see on lihtsalt kosmos on mulle selle ilusas punases läikpaberis lipsuga ulatanud, et näe kullakene, et sinu hinge vajadus on õppida praegu, arendada ennast terapeudi ja tervendajana ja siin on sulle see kingitus ja siis ma rullin sulle veel punase vaibaga lahti, et palun ole hea kuninganna jaluta mööda seda ja võt see on see koht nagu, kus ma võin öelda, et mul täielik ime ja tänulikkus nagu nii oma õpetajate suhtes, kes mu teele on sattunud, kui ka kõigi nende imeliste maagiliste võimaluste eest ja endale ka muide, et ma olen julgenud nagu öelda universumile, et ma tahan nagu ennast arendada küll oma nõiateel, šamaaniteel, terapeuditeel. Just lõpetan perekonstellatsiooni õpinguid, mitmeaastasi olen rännakuterapeut ja mida kõike veel. Et see on olnud tõesti nagu see, mis minu hinge toidab ja ma kunagi kooli ajal, kui ma esimest korda vaatasin mingeid numeroloogilisi kaarte, siis ma vaatasin, et minu hinge ülesanne on õppida psühholoogiat ja vanu tarkusi. Ja kas see tõesti oli nagu nii püha tõde või ma võtsin selle oma pühaks tõeks, aga tõepoolest see nagu hingetee on minu elus olnud materiaalselt plaanis tohutult toetatud.
Minu meelest on nii lahe, et sul on hästi tugev selline reaalaine baas ja näha nagu seda kõrvalt, et kuidas sa oled sinna reaalaine baasile ehitanud seda maagi, seda kaose maagi, seda nii-öelda sisu nagu jagad sinna hästi konkreetselt ruutudesse ja teistesse ristkülikutesse. Nii et seda on väga äge näha, aga astroloogiliselt loomulikult on ka seletus sellele, et 8. maja on nii finants kui psühholoogia kui okultism. Nii et võib-olla tuleks sinna vaadata. Number 8 on absoluutne minu õnnenumber ja eriti kui see number 8 veel niimoodi põpsti pikali lükata, siis ta meeldib mulle veel nagu eriti, mis on selline lõputu rändamine siis sellise ratsionaalse maailma vahel. Võtame siit selle küsimuse või ülesande, läheme sinna vaimumaailma, teeme rännaku või lähme vaatame kaarte, tuleme sealt selle infoga tagasi, kasutame seda jälle siin ratsionaalses maailmas ja siis kui see tõsta siia aju poolkerade vahele veel ja piisavalt siin mõnusalt mõlemale poole keerutada, siis aktiveerub meie käbinääre, meie 3. silm siin ja no siis ei ole maagial enam otsa ega äärt. Aga teeme sellist maagiat ka veel, et vaatame naistele siis tähtkujude järgi nõuanded tarokaartidega. Et mida võiks jälgida erinevad naised, kuigi naist nii-öelda tegelikult ju iseloomustab kuu palju rohkem astroloogias. Et aga mida võiks naised jälgida, mis on need nõuanded, mida annavad kaardid teile? Mis me teeme 8. märtsist kuni 8. aprillini, näed, 8-ga lõpetasime selle. Ma võtan siis selle poole, sa võta see pool. Ja me niimoodi pingpongitame, siis Anette teeb otse lahti ja mina loen siis järgmise tähtkuju, et vaatame tähtkujude järgi ja kas sa võtad selle siis kuuks ajaks või võtad üldse endale sellise väikse nagu naiselikkuse spikri, et mis on sinu kingitus või anne naiselikkusena, mida sa võiks arendada ja võib-olla siis ka üks väike ämber näiteks, kuhu ei tasuks astuda või mingi selline korduv muster, mis kannab endas natuke neid ahelaid või kaassõltuvust või mis iganes on ju, et kui tuleb selline info, kui ei tule, siis ta ei tule. Nii, mina alustan siin jäärast ja jäära teemadeks siis on karikate 7, sauade 2 ja sauade kuninganna. Need kaardid siis tulid jäärale välja ja mina ütleksin, et selle jäär on tulemärk, sauade kuninganna on tulekuninganna, et mulle tundub, et sa oled sellises energias, kus tegelikult võib-olla sa saad aru, et sul nagu on teatud mõttes mugavustsoon, sa peaksid midagi valima, aga sa ei tea ka, mida valida. Et need on sellised kaardid, mis räägivad siis enamasti valikutest ja mugavustsoonist ka, aga ma ütleks, et ära võta seda, et võta vastu ainult see, mis sind kõnetab ja kõik muu pane põlema. Et see kuidagi põletuse energia tuleb mul siit sauade kuningannast, et see tuleenergia, mis jääral on, kõik, mis nagu kuidagi ei sobitu, seda ära oma ellu lase või ära võta seda oma ellu. See sauade kuninganna on siin väga selline, ütleks nii, et enesekesksus heas võtmes. Ja väga võimalik, et kui sul ei ole valikuid, kui sulle ükski valik sind ei kõneta, aga sa oled nagu mingisuguse tundub, et sa oled sundolukorras, kus sa pead midagi valima, siis mõtle, kas ikka tegelikult peab. Et mingisugune valikute tegemise konks on siin. Nii, sinul on sõnn. Ja sõnnile mina alustan sellest, et muidugi, loomulikult sõnnile tuleb kõigepealt müntida lihtsalt see külluse maagiks olemine või ütleme niimoodi, et see külluse magnetiks olemine lihtsalt on sinu olemus. Piisab, kui sa lihtsalt oled sina ise, oma loomulikkus ja kuidagi elu lihtsalt ulatub sulle neid materiaalseid kingitusi on ju. Kui see mingil põhjusel on blokeeritud see energia, siis oled sa seda teinud ainult oma mõtetega. Tõepoolest seesama puudusteadvus, millest me siin räägime või kuidagi see, et äkki sa ei ole väärtuslik või äkki sa ei peaks nagu nii palju tahtma, et see on ainuke koht nagu, et millest ma ütlen sulle kaartide põhjal, et ära mine. Mõtted tulevad ja lähevad, ära lihtsalt lase nendel oma pähe pesa teha, mis sind ei toeta, ei väesta.
ja kuidagi on selline tunne ka, et siin märtsis või selle tsükli alguses sina nagu tabad ära mingi sellise oma missiooni siin elus. Selline äratundmine, selline joondumus, kus sa tead, su süda, su pea, su emakas, kõik räägivad ühte keelt. Kas sa lähed mingisse suhtesse sellise tohutu entusiasmiga või lähed sa püüdma oma mingit eneseteostuse momenti. Et mul on selline tunne, et selline naiselik joondumus, et sinu sees see kognitiivne dissonants kaob täiesti ära, et sa tunned, et sa oled nagu tervik joondunud ja kõik universum ulatab nagu kõik ressursid sulle ka, on ju, nii abilised, nii raha, nii võib-olla mingi ruumi, kus on vaja seda luua, et ühesõnaga sa ei koge mitte millestki puudust, tegelikult küllus on sinu märksõna täielikult selles perioodis. Nii, minul on siis kaksikud, kaksikutele tuleb müntide 2, narr ja mõõdukus tuleb siit välja. Mina ütleks siit, et kui sa tahad võtta mingisuguse riski ja kui sa tahad võtta mingisuguse sellise väljakutse vastu, siis sul võiks olla hea aeg minna riski peale välja. Ja kuidagi selline hüppeenergia tuleb selle narri kaardiga, et hüppa julgelt tundmatusse või hüppa julgelt mingisugusesse uude ettevõtmisse. Ja eelkõige mulle näib, et see energia pigem toetab sellist ettevõtmist või mingisugust tööalast tegevust või mingisugust enesearengut, et ta ei ole niivõrd selline mõte, mida võiks suhetesse siin üle kanda, et suhtes pigem nagu ära pea ees põhimõtteliselt siis tundmatus ikkagi sisse hüppa. Aga see tuleb kõik selle baasilt ka kuidagi, et seesama müntide 2, mis siin enne välja tuli. Et jah, sina oled see multitasker, kes tõenäoliselt suudab mitut asja korraga teha ja mitut nagu võib-olla mitmed rajal korraga käia, aga mulle tundub, et sul on võib-olla ka vaja sellist uusi nagu radasid või uusi nagu maid avastada, seda enam, et see Jupiter liigub kaksikutesse. Ma täpselt ei tea, kas ta nüüd aprill või mai, aga ta liigub kaksikutesse ja mulle tundub, et see Jupiter kaksikutesse, et sa hakkad tundma seda, et tahaks midagi uut avastada, tahaks mingi hüppe teha, tahaks kuskile minna. Et võta julgelt siin riske ja hüppa sisse. Ja läheme vähi juurde, kes on siis minu tähtkuju ka, on ju, et väga tore, et see mulle tuli siia, saan endale kaarte panna. Ja sinu puhul alustan jälle samamoodi sellest, mis on see kari, on ju. Kui sa kuskil veel tegeled enesepettusega või endale mingi asja nagu mingi musta-valgeks rääkimisega, puudutagu see sinu tööd, et on täitsa tore ju tegelikult ja palka saab, on ju, või et on ju veel, mõnel on veel hullem mees kui minul, on ju, ja võib-olla mõni on ennast veel rohkem käest lasknud kui mina, on ju. Ja proovid selle nagu valgeks rääkida, siis nagu lõpeta ära. Sa ise tead, kus sul see koht on, kus sa endale seda räägid, et sellele tuleb nagu lõpp teha. See on, need 2 kaarti tulevad siia kõrvuti, nagu sellele tuleb lõpp teha. See vana enesele valetamine, enda sabotaaži uks tuleb kinni panna, sellepärast, et saada hakata täielikult nagu uuesti elama. Kui see elu ei ole sul täisväärtuslik, siis nagu julge need aspektid oma elus nagu täielikult, nagu lõplikult läbi lõigata. Ja sulle avaneb nagu täiesti uus perspektiiv, selline rõõmuküllane, mis muu saab vähile tulla kui pere ja kodu, on ju, see on sinu anne, sinu oskus, sinu kehastuse mõte, õppida ära, kuidas seda õnnelikku kodu ja peret luua, et maagiline elu on rõõmus, see ei ole raske, see ei ole mitte see, mis su energiat kulutab ja võtab, vaid vastupidi, mis sulle rõõmu energiat annab. Kodune elu võiks olla rõõmus, mänguline, tantsuline, liikumine on hästi oluline, su keha on loodud tantsima, voolama, leia see oma sisemine tants ülesse. Kui sa leiad selle sisemise tantsu kellegiga koos, siis mine ja tantsi kellegiga koos, aga täiesti on okei, kui sa võtad riided seljast ära ja paned küünlad põlema ja tantsid oma pöörase väetantsu kodus peegli ees, et see on see, mis su naiselikkust väestab, energetiseerib, laseb vabaks, purustab need saatana ahelad ja laseb sul nagu elu sellist
tummist mahlakat essentsi endasse võtta ja läbi enda maailmale jagada. Nii, mul siis on lõvi, mul tuleb siin usukaart, sauade 7 ja sauade 6. Kaardid on sellised kõik väga tulevärvides. Ja kui muidu see sauade 7 on selline kaart, millega võiks öelda, et sul on kusagil oodata konkurentsi, siis mina nagu näen siin seda, et sul võib olla järsku tulla kusagilt mingisugune abivägi või mingi toetus või keegi võib nagu, sa võid leida mingisuguse olulise inimese, kes toetab su tegevusi, mingisuguse, kui sa otsid võib-olla ka rahastust või mingisugust sellist kedagi, kes toetaks su mingisugust jällegi projekti, kuna sauad on aktiivne ja tegutsemise energia enamasti, et keegi, kes annab sulle selle power'i, et sa saad edasi liikuda. Et see sauade 6 on siin ka selline koostöökaart ja võiduka nii-öelda sõjakäigukaart, et mis sa nagu ette võtad, see sul tõenäoliselt ka õnnestub. Aga üks oluline võib-olla komponent on siin usk. Ehk siis selle usukaardiga kipub olema nii, et usu ja sulle antakse ja sa saad seda, millesse sa usud ja kui sa millessegi usud, et see saab nii-öelda toimima, kui sa suudad seda oma vaimusilmas näha, siis sa suudad seda ka realiseerida ja tegele nende asjadega, millesse sina usud. Kui sa millessegi ei usu, siis ära oma energiat või ära oma jalga tõsta sinna. Ja kaunitarid, neitsid, siis teile tuleb veekuninganna siia esimese kaardina ja veekuninganna räägib sellest, et sellel perioodil teie tundeelu on fookuses. Tundeelu on pigem selline külluslik, harmooniline, julgustab rohkem oma päris tunnetega, oma sügavusega, oma maagilisusega ühendust võtma, just selle oma intuitiivsema, tundlikuma poolega, aga ka selle sügavusega, et naine on ka see sügav põhjatu ookean, ka see osa, mis nagu on varjul olnud, et ka seda julgeda nagu vastu võtta, seda enda veidi metsikumat, ürgsemat poolt on ju, et kui muidu on sulle omane selline, et kõik peaks olema tipp-topp on ju, siin on siuke parandamise kaart on ju, et neitsina, kui sa oled tüüpiline neitsi, siis sa tahad kindlasti kõik, sa tahad kõik ma räägin Anette, et siis sa tahad kõik korda teha, kõik ära parandada, kõige eest vastutuse võtta ja nii-öelda kõik peavad rahul olema selle tulemusena on ju, see on sinu anne ka, aga sa oled täiuslik ka juba siis lihtsalt sellepärast, et sul on see tundliku kuninganna olemus sinu, juba sellepärast oled sa täiuslik, et sa oled naiseks sündinud, et sa ei pea ilmtingimata midagi veel tegema, midagi veel kuskil korda tegema, kedagi ära ravima, kõike ära kuulama ja kõigile nõu andma, et sa oled lihtsalt selline loomulikus, õndsalikkus voolamises ja kuna siia kõrvale tulevad veel armastajad ka on ju sulle, siis ma ütleks, et sinu see periood on nagu lihtsalt puhas armastuse energias voolamine. Armastajatel tuleb siia mees ka pilti, et kas sul see periood tootab sulle värsket armumist või suhte sellist nagu kuidagi sügavamale tasandile viimist, enda tõeliste tunnete väljendamist, et sellist emotsionaalset küllust ja õndsust ja ka kindlasti seksuaalset sellist sensuaalset vaibi, et lase korraks nagu sellest lahti, et sa pead kõiki teisi aitama ja tervendama ja maailma parandama, aga too fookus nagu endale, oma sensuaalsusele, oma naiselikkusele, oma kehale, oma naudingutele, kõigele sellele. Toon. Täna. Nii, nüüd tulevad siis kaalud ja kaaludele tuleb siin karikate 4 jõud ja müntide 2. Mulle tundub, et kaalud naistel on siin selline teema, mis on seotud kuidagi millegi kooshoidmisega või mingisuguse, see jõukaart ja seda ümbritsevad siis need natukene ebastabiilsed energiad sunnivad sind võib-olla valima jällegi sedasama teemat, mida sai ka arutatud, et kas sa annad oma energiat kuskile või sa ei anna oma energiat kuskile.
siin võib olla seda ohtu, et sa langed natukene liialt passiivsetesse energiatesse, et sa oled liialt unistav või et sa oled liialt nagu kaod kuskile pilve sisse ära. See unistamine võib ka nii-öelda sinu jõudu kulutada, unistamine võib anda sulle ka täpselt samamoodi jõudu. Ja teiselt poolt siis müntide 2, mis siis on nagu selline mitme asjaga korraga tegelemine, mingisugune rööprähklemine, tasakaalu leidmine, et kus võib-olla läheb sinu jaoks ka see nagu, kuidas sa leiad selle tasakaalu selle vahel, millest sa unistad ja mis on reaalsus, et nende kahe maailma nagu ühendamine ja nende kahe maailma selline ühte nagu punkti toomine, et see jõukaart räägib sellest, et tegelikult sul seda jõudu või sellist nagu power'it on, millega iseenda ellu tõmmata just sellist nii-öelda visiooni, nagu sa oma peas oled võimeline nägema, aga selle jaoks tuleb sul teha läbikaalutud otsused. Et mis on see täpselt, mida sa selle jõu abil nagu ligi tõmbama hakkad. Jah, võid Skorpioniga jätkata. Imelised Skorpioni naised ja teile algab lugemine täpselt selle sama kaardiga, millega siis Anette eelmise lõpetas, on ju müntide 2 samamoodi. Ja et teil seda duaalsust ja valikuid ikka rohkem oleks ja neid nii-öelda dilemmasid tuleb veel sauade 2 ka siia kõrvale, on ju. Need 2 kaarti räägivadki siis mulle sellisest nagu duaalsuse kohast, on ju, et see periood võib olla, panna teie ette palju valikuid, milliseid materiaalseid samme astuda, mida valida, mida võtta, mida jätta ja kuhu oma energiat panna, siis see valik on ju, et kuidas nagu eelkõige eneseteostuses siis, et kuhu poole astuda, võimalik ka kuidagi, et see toob partnerluses mingeid dilemmasid nagu valikudilemmasid, aga mulle tundub, et see on rohkem seotud nagu sellise just nagu enda eluenergia kasutusega, eneseteostusega, see võib olla töökohtade vahel, koolituste vahel, pere, töö vahel, et kus iganes nagu teil tekib see koht, on ju. Aga mulle nii meeldib see saudass, see on nii ilus kaart sul. See saudass on imeilus kaart, on ju. Ja ta ütleb, et nagu lõdvestu enda sellesse keskmesse, enda olemusse ja nagu tea, et sinu eluenergia on su kõige väärtuslikum ressurss üldse. Et see on see kogus üks, millega sa oled siia sündinud. Naisel on imeline võime seda eluenergiat ka juurde siis korjata, jagada ja tegelikult see sinu kõige suurem küsimus, mis annab sulle nagu vastuse, ongi see, et kui sa tead, et su eluenergia on sinu kingitus, sul on eluenergiat palju, see on sinu jumalik kingitus, sinu anne, sinu talent, millega sa oled siia maailma tulnud ja see aitabki sul nagu need vastused kätte saada, et kas sa tahad seda mingit nähtust, seda töökohta, seda partnerit, seda oma eluenergiaga toita või sa tegelikult tead, et sa ei taha sinna oma kõige väärtuslikumat ressurssi anda, et see on see sinu nagu väljakutse sellel perioodil, teades, et sa oled nagu õnnistatud sellega, sellise suure, võimsa, jumaliku, naiseliku eluenergiaga ja see aitab sul siis otsustada, et milliseid valikuid sa saad teha nagu sellisest sügavast enesearmastusest, mis sind toidavad su hinge ja mis seda lihtsalt seda sinu jumalikku ressurssi võib-olla tühja kulutavad. Nii, Ambur. Amburil tuleb siin mõõkade 9 sauade kuningas ja müntide 7. Tuleb ka mees välja, et keegi, kes tõenäoliselt, kui Ambur ise on tulemärk, siis sauade kuningas siin on tulekuningas, kes tõenäoliselt sobitub väga hästi sinu nagu energiaga või kellega sul on nagu, sa võid kohata kedagi, kellega sul võib olla esialgu mingisugune hirm siin, et kelle puhul sa kardad, et sul on mingisugune võib-olla minevikust tulnud hirm, et sa kardad, et ta veab sind alt kuidagi või et ta ei vasta nagu sinu ootustele või mingisugune hirm. Ja kaartide järgi see hirm on alusetu, et üks asi, mis võib-olla siin nõuandeks just suhetesse tuleb, et kui sa nagu ei ole päris kindel, siis anna nagu asjadele aega, et nad saaksid kasvada. Tee oma parim, hoolitse selle suhte eest või nende suhete eest, mis sul on.
ära torma kuskile ja toida, kasta, rohi ja vaata, mis saab, et ära hüppa pea ees sisse. Aga see Sauade kuningas igal juhul on, mulle meeldis, kuidas sina ütlesid Sauade kuninga kohta väga hästi, et see on küps mees. Et hamburitele on oodata, oli vist küps mees või oli väekas mees, emb-kumb? Aga mõlemad. Mõlemad. Jah, saate väekad ja küpsed mehed, andke siis neile võimalus. Jah, kaljukits. Ja imelised kaljukitsed teile siis praegused siis naiselikkuse võtmed ja tuleb välja seesama siis saatuseratas, õnneratas, millest ma tegelikult siin päris alguses rääkisin ka, kui ma kogu selle tänase siis vestluse energiat kanaldasin ja see ongi selline nagu, et see karmaratas, see on meie enda teha, on ju, et kas ta on karmaratas või on ta meil õnneratas, et meie praegune on meie mineviku valikute tulemus ja meie tulevik on meie praeguste valikute tulemus. Ehk siis mulle tundub, et sa suudad päris hästi tasakaalu hoida selle, sa oled jõudnud oma elus päris ilusasse kohta, lausa siin ühe jala peal valmis tantsima, et need saatuse rattad on sulle veeretanud siin erinevaid võimalusi ja üks nendest on reisimine. Et võimalik, et see periood toob sulle reisimist ja kui sa ei ole seda plaaninud, siis ma soovitaksin seda. Ja kui sa füüsilist reisi ei ole valmis ette võtma või sa ei taha või sa ei tunne üldse seda kutset, siis mingi vanast kaldast lahti lükkamine tuleb sul ikkagi teha. Et väga vaja on minna siis eemalduda natukene sellest, mis on sulle tuttavlik keskkond, on ju. Et kui sa ei taha soojale maale sõita või mingit suuremat seiklust ette võtta, siis mine nuustakule või mine lihtsalt kuskile ilusasse hiide või mere äärde eriti, on ju. Ja mine sinna sellepärast, et sellel perioodil on hästi selline universum ideedest nagu rikas, mis sind ootavad, erinevad sellised inspireerivad, heas mõttes väljakutsed, uued ideed, et sul võib tulla nagu hästi palju selliseid huvitavaid taipamisi, mingites asjades võid sa selgust saada või siis tuleb sul lihtsalt sellist uut, väekat, värsket inspiratsiooni, ma ei tea, võib-olla sa tahad tuletusi kirjutada, võib-olla sul tulevad äriideed, võib-olla lihtsalt mingid tohutud taipamised, et asjad lähevad nagu omale kohale. Ja sul on ka materiaalne ja selline koduõnn, et kui sul on nagu palju ideid, siis on sul ka neid küllusekarikaid hästi palju selles mõttes, et sa võid neid müntesid lihtsalt siit taevast nagu noppida, et nagu sa oleksid sellise metafoorselt nagu sellise küpse viljapuu algus, sul on käeulatuses nagu sajad mahlast nõrguvad magusad viljad, et sa oled ilmselt minevikus midagi juba väga hästi teinud, et praegu on nüüd aeg neid vilju noppida ja ära nagu keela mitte midagi endale, et luba endale naudingut, ka maist naudingut, seksuaalsust, head toitu, puudutust, massaaži, et sa oled nagu täiega seda väärt. Nii, minul siis on veevalaja ja veevalale ma panin 6 kaarti. Ma kuidagi tundsin, et ma veevalale rohkem kaarte panna. Päike, karikate 9, puudud mees on esimesed 3 kaarti ja siis on mõõkade 3, müntide äss ja müntide 8. Et ma näen siin seda, et sa võib, et nagu kuidagi see märksõna, mis selle perioodi peale tuleb, et sa saad hakata looma või sa saad hakata tegema siis, kui sa oled ruumi tühjaks teinud. Et midagi on, mis sa pead nagu oma ruumist lahti laskma või midagi on, millest sa pead loobuma. Aga enne seda, kui sa loobuma hakkad, sa saad kuidagi kontakti sellise sädeme või oma nagu sooviga. Et mingisugune soov, mingisugune inspiratsioonipuhang, mingisugune mõte, mingisugune unistus, mille puhul sul tekib, seda tahaks teha, miski, mis nii-öelda sütitab sind. Aga see sütitamine toimub enne ja siis toimub millestki loobumine. See võib olla kohati ka valus sinu jaoks, et sa saad aru, et selle jaoks, et midagi saada, tuleb millestki loobuda. See, millest sa siin loobuma pead, see tõenäoliselt on nagu igale veevalajale erinev. Kuna see mõõkade 3 tihtipeale tuleb välja, siis kui inimsuhteid on vaja lõpetada, väga võimalik, et sa avastadki, et selle jaoks, et luua oma unistuste elu, sa ei saa teatud inimestega näiteks enam suhelda. Aga müntide 8 ja müntide äss on siin hästi viljakad, et üldiselt see müntide 8 viitab ka selle, et kui sa siin midagi nagu ette võtad, siis see tegevus toob pika aja peale tagasi sulle selle,
mis sa sinna nii-öelda investeerinud oled, see võib olla nii suhe, see võib olla nii rahaasjades mingisugune ettevõtmine, et sa investeerid ja sa saad tagasi, et see, mis sa teed, läheb sul hästi. Ja kaunitarid kalakesed teile siis. Siin on ka meesenergia mängus, on ju, ja kui klassikaliselt kalade naine on kalade kuninganna küpsena, on ju, siis sind ootab siin vääriline partner, kalade kuningas. See tähendab sellist harmoonilist, emotsionaalselt, hingeliselt lähedat suhet, heaolu, empaatiat, teineteise mõistmist, sellist küpset, tundlikku, empaatilist rahulolu suhtes. Ka on mängus sul lapsed ja loomad, see võib ka lapsepõlvekaart olla, aga praegu mulle tundub täiesti, et see on selline perekeskne, kuidagi nagu selline laste ja loomade lähedus on sulle tervendav, sa ise mõjud neile kuidagi rahustavalt, maagiliselt, lapsed ja loomad otsivad su lähedust, kui sul on oma lapsed, siis anna neile seda armastavat tähelepanu, just neid selliseid pikki õhtuid, kus te saate elust ja armastusest ja asjadest rääkida. Ma kohe vaimusilmas näen nagu seda siukest nagu kaisus olemist kuskil voodis või diivani peal, on ju, kus mehed, naised, lapsed, loomad on kõik siukses mõnusas nagu kallikuhjas, on ju, et loo see endale ja see on see, mis sind päästab ja mis on sinu anne, selline tundlik, mõistav, hinnangute vaba ärakuulamine ja see on sulle selliseks nagu energeetiliseks võtmeks või et see avab sul nagu eluenergiat, suurendab sinu jõudlust heas mõttes, tekitab kirge, lähedust, sellist nagu spontaanset, energetiseeritud, ka väga seksuaalset, sensuaalset olemist, sellist, et võib-olla ka sellist natukene isegi sinu jaoks nagu seksuaalsuse natuke piiride nihutamist, sellist nagu veidi metsikumaks, veidi rohkem üle võlli, võib-olla selliseks eksperimentaalsemaks, et igal juhul hästi-hästi nagu kirglikuks, et kaks energiat nagu ühelt poolt selline tundlik, empaatiline avanemine ja teisest küljest sihuke nagu see kaart on nii oranž kui oranž on ju sihuke nagu seksuaaltšakra, selline vulkaan nagu purskab siit välja, et selline naudinguline sensuaalne periood, et ootab sind siis sees või on sinu andekus, et luba seda siis nagu rohkem veelgi oma ellu. Ja siin me panemegi punkti, kõik meie kontaktid leiate siit description box'ist, kes siia lõppu jõudsid videoga. Ja kui teil on küsimusi või kommentaare selle video podcasti kohta, jätke need siia alla ja ma arvan, et me kohtume veel. Ja ma arvan ka, et me kohtume veel ja kui keegi tundis kutset loomulikult isiklike ladumiste järgi või nende naistele suunatud sündmuste järgi, mida me korraldame, siis vajutage siis jälgin ja pange pöödlad püsti ja kirjutage meile, et me rõõmutseme selle üle. Ja, tšau!